6. käik. Tere kallid rallisõbrad ja ongi aeg juhatada sisse aasta viimane 6. käik podcast, kui ei juhtu midagi erakordset, nagu meil üks aasta juhtus, kui Ott Tänak vahetas tiimi. Me tulime ka üllatus detsembris minu arust eetrisse korraks. Aga teadaolevalt viimane ja stuudios 6. käigu stuudios Gunnar Leheste ja läbi lume sahiseva on jõudnud Rakverest Tallinna Roland Poom seekord. Tere hommikust. Näed veel, kurk on, ma ei tea, midagi siin täis veel. Kell on varajane. Täna hommikul ei ärganudki väga vara, et kui siin nädalavahetuse jooksul saanud ärgata seal 6 paiku ka, siis vaatasin jätkuvalt nii nagu tavaks siin saanud oli, et esimese katse laivis ja siis magama. Ja pärast seda esimest katset ei olnudki nagu väga pointi rohkem ärgata, nii et sai puhata natuke. Aga kuidas siis tee oli? Oli libe ka? Kuule, päris libe, siin on huvitav on see, et siin Tallinnas on selline nagu kerge lumimaas, et ilmselt teile tuli selline külm on rohkemalt, siis vahepeal on täitsa talv. Ja kui Rakveresse jõuad, siis on jälle selline nagu Tallinnas, et kuskil seal vahepeal on mingi korralik lapimaa juba. Oled sa sel talvel juba autoga ketsi ka pannud? Tuli ära küll, jah. Tuli ära. Oma kodu seal ees on selline suurem lageala ja siis laps oli auto, siis me mõtlesin, et ootasime, siis ootasin elukaasast, kui ta toas valmis saab, siis me mõtlesime, et teeme nagu pulli natuke. Kuule, aga pikk tee on sul, võtta piparkokki. Jaa, lauda lookas, see on sinu kätetöö või? Ei, no kus ta siis on, ikka see on ikka silt kuskil peal, mis ta siin on, ära seda kõva jälle ette ütle, aga see on siuke valgete triipudega piparkokk. Väga maitsev. Südamekujuline. No, ilus vastuvõtt sinu poolt, pole näinud ka sind ammu ju. No peab hoidma, no äkki sa järgmise aasta enam ei tuleks. Sellepärast siis sa tõid selle. Jah. Natuke poeme ka. No aga okei, sai siis läbi see ralli meie jaoks tänase päeva esimesel katsel sügaval südaööl, natukene minuteid peale. Räägime lahti, mis siis juhtus, et võttis sealt ühe posti ja sinna kurvida, kraavida ära vajus ja pärast üks auto, kes see nüüd täpselt oli, Kovalainen hüppas talle sinna selga või sülle sellele Hyundaile. Mis sa aru said, mis toimus? Algselt võib-olla jäi mulje kuidagi, et oli midagi valesti kirjas või lausa midagi puudu. Aga vast nii hull see asi ei olnud, et ma ei taha nagu hästi uskuda, et sellel tasemel midagi peaks sealt legendist puudu jääma, et piisavalt kogemust on, et ilmselt reket korralikult ära teha. Aga no eks seal pidi olema midagi ikkagi legendiga probleem, et pikk kurv ta oli ja ju siis oli näha, et see kurv keeris ikkagi lõpus parasjagu peale ja selle nii-öelda kurvi apeksi osa, mis on siis nii-öelda kurvi kõige aeglasem osa, kus peaks edasi kiirendama hakkama, siis tegelikult oli Ott juba täiesti nagu tee pealt välja kaldunud ääre peale ja ega sealt enam midagi päästa selles mõttes suures pildis olnud, et pigem jääd jälle lootma, et mingit truupi pole ja et võib-olla minimaalsete kahjustustega tee peale tagasi jõuda. No sellele, et midagi legendis puudu viitas ka ju see, mis me kuulsime autos, kus Martin Järveoja ütles, et midagi ei ole. Et justkui siis oli ka TV3-s väike spekulatsioon, et ma ei tea, legendis midagi ei ole selle koha peal või mis. Aga samas sa ütled ju legendis ju ette, nagu pikalt, et sa ei ütled selle koha peal. Ja, tegelikult ikkagi selline 1,5 kurvi on. Vabandust, ma siin nüüd see on okei. Piparkokki. Aga 1,5 kurvi on selline keskmine, mida ette öeldakse. Aga no, ega selle pealt ei saa ju teada, et 1,5 kurvi ette on, et mis seal siis 1,5 kurvi pärast seal päriselt on. Kui see legendi viga oli, siis see oli ikkagi tõenäoliselt legendi kirjutamisel nii-öelda Otilt lihtsalt tähele panemata midagi kirja panemata, et vaevalt see nüüd oli nii-öelda Martini poolt lihtsalt kirjutamata jäetud, et seda ma ei usu kindlasti. No see tiitli võimalus Otil oli niivõrd teoreetiline, et jumal sellega, aga ikkagi põnevus oleks säilinud lõpuni välja, sest oleks Ott jäänud tee peale, oleks Neville pidanud ka kindlasti jääma tee peale. Ja, seda küll ja tegelikult isegi, eks seda oli tore jälgida, aga ikkagi ma arvan see tiitli peale sõit oli ka ikkagi nii-öelda tootjate tiitli peale sõit kindlasti meeskonna vaatest ma arvan kõige olulisem praegu, sest nii-öelda sõitjate tiitli meeskonnana nad kindlustasid ju Kesk-Euroopas ära juba, et kas on Neville või on Tänak ja muud varianti seal ei ole. Et jah,
põnevus kadus ära ja ega selles mõttes muidugi arusaadav. Et ega ka mina rohkem vaatama ei tulnud katseid ja oligi nagu ralli selles mõttes tehtud. Õnneks see juhtus nii hilja ikkagi, nii hilises faasis rallil. No kuulame võib-olla vahepeal, mis Kaspar meile räägib nendest otsustavatest hetkedest ja siis kuulame Kaspari lühikese intervjuu 1,5 minutit pikk Ott Tänakuga ka ära ja siis räägime stuudios edasi. Ja nüüd on meil teisel pool internetitraati Kaspar Ruus. Tervitus! Tere, on mind kuulda? On kuulda. Kuidas siis hetkel meeleolud Jaapani ralli hoolduspargis, käib suur pidu? Peo ootus, ma arvan, on kõige õigem öelda, sest siin on paras segadus praegu. Olen siin sarnaselt paljudele üle tunni aja viimases meediatsoonis passinud ja ei ühtegi ralli ühte pole veel jõudnud. Et liiklusjamad, poodiumid, siin on mingi palju asju, mida kõik tegema peavad ja keegi ei tea, millal sõitjad jõuavad, kas üldse jõuavad, kellega lõpuks rääkida saab, pole aimugi ja nii on juba üle tunni aja olnud. No siis ongi sul rohkem aega meiega siin lobiseda. Räägi, mis toimus pressikeskuses, kui Ott teelt välja sõitis? 3 asja. Esiteks nii-öelda need, kes olid ruumis, ahetus. Mina lasin fuck üle toa ja umbes minut aega hiljem jooksis üks Belgia naisajakirjanik kolleegi kallistama siirast rõõmust, et Neville on maailmameister. Et siin sai igasugu emotsioone, et belglased olid siiralt õnnelikud, mitte et see nüüd niimoodi läks, et Tänak välja pani, aga lihtsalt see fakt, et Neville ära võttis, see oli neil, osad olid pisarad silmas, seal ilge, nagu tõsine rõõmustamine oli selle Neville'i tiitle kui sellisele. Kas see hooldusalas tehtud intervjuu Otiga oli su elu raskemaid? Ma ei oskagi öelda, ma ei ole niimoodi mõelnud. Ega ta ju, kuidas ma ütlen, lõbus ju hetke end ju kellelegi, aga selles mõttes olukorra pärast, aga ei, sai tehtud, ei midagi, mis seal ikka, elu läheb edasi ja järjekordne näide, et ralli on ralli, absoluutselt iial ei tea, mis võib järgmisel katsel jälle juhtuda. No olles ikkagi nüüd mõned rallid endale alla saanud siis ja TRI-ga isiklikult ka tuttavaks saanud, siis mis sa ütled, võitis õige mees sel aastal? Ma arvan küll. Mina olen alati seda meelt, see, kes lõpuks kõige rohkem punkte korjab, see võitis või tähendab, see väärib. Neville seda tegi, siin sai täna päeval karutatud välismaa kolleegidega, et laias laastus ta tegi ühe suurema apsu, siis kui ta Sardiinias äkki oli laupäeval katkestas, pühapäeval võttis jälle sealt maksimumi. Kesk-Euroopas paar seda väljasõitu tegi, aga lõpuks ta sai ikka poodiumi, et ta on ülistabiilne. Ja selle pealt ja seesama pinge, mis tal võis siin olla, kas või see reede, kui turbo läks ja ikka hakkas ju selle, et kurat, kas ta äkki üldse kunagi võida, et pidas kõik selle vastu ja nüüd on maailmameistri finišis, et selles mõttes ütlen, et kindlasti väärib. No kogu aasta kokkuvõttes oli selline thriller või pigem pettumus meie vaatest? Meie nüüd Eesti vaatest? No Eesti vaatest ikka, jah. Eesti vaatest, ikka oleks loodud Tänaku tiitlit, aga eks ta selles mõttes oli ju viimased paar rallit. Äkki alates Kreekast oli nagu Neville'i käes ohjad. Et Tänak ise rõhutas ka igas intervjuus, et see on ikkagi väga teoreetiline praeguseks. Ja lõpuks nii ka läks, et kui sa küsid, kas aasta oli thriller, oli väga thriller. Punkti katse, sellest piisab juba. On 2 tiimi, kes mõlemad vajavad seda tiitlit. Ühel või teisel põhjusel. Ja vennad on kogu aasta peale on viigis enne viimast punkti katset. See on minu jaoks müstika. Ja seal ka veel, Ogier ju jõudis finišisse ära, aga ei julgenud veel tähistada, las tuleb Evans lõpuni, et äkki bambusse peaks jälle vale olnud. Et aasta oli thriller. Kokkuvõttes seda ongi raske praegu niimoodi puusalt kokku võtta seda hooaega. Ma ei tea, juhtus kõike igale maitsele, iga ralli midagi läks totaalselt kellelgi
kas ülihästi või läks lampi üli halvasti, et täielik, mina ütlen küll, väga ülihuvitav hooaeg. No mis missiooniga sa seal meediatsoonis siis tööhoogu lähed? No ootaks Neuvilli, ootaks Latvalat, ootaks Abite Puuli, aga fakt on see, et ei tea, millal nad kuidas jõuavad. Ja ma liiga kaua tundide kaupa ei saa ka enam passidest, ma peaks hakkama, mul on vaja täna Tokyosse tagasi jõuda, siit on veel mitu tundi Tokyosse minna, nii et eks paistab, mis siit lõpuks kätte saab. Kuidas siis Jaapan sind kohtas? Tegid Eesti ajakirjanduse ajalugu, minu teada ükski teine Eesti ajakirjanik varem Jaapani rallile pole käinud. Vot jah, no viimasel 2 aastal kindlasti mitte, ma ei tea, kas nullindatel käis keegi, seda infot mul ei ole. Aga Jaapan, kuidas ma ütlen, töiselt kohtles. Päevad on pikad olnud. Aga ei, muidu on äge. Liiga palju riiki kui sellist ei ole näinud, aga inimesed üliviisakad, ülisõbralikud, külalislahked, väga okei. Keelebarjäär on küll metsik, aga kõik muu on tipp-topp. Kuule, aga soovime sulle kena ootamist sinna ja paneme järgmisel aastal edasi. Jaa, ikka. Teeme nii. Kuule, jõudu! Jaa, hüva. Ciao. Ja kuulame siia otsa ka Oti intervjuu ära ja siis analüüsime seda intervjuud natukene. Väga karm lõpp rallile. Kirjelda veel kord palun üle, mis seal 17. kiiruskatsel täpselt juhtus? Juhtus avarii, mis ei oleks pidanud kunagi juhtuma, et jah, kuidagi meie jaoks oli üllatus see koht ja nii kui kurvi katsusime, ütleme, et mina jooksin sealt ära ja oli juba oli kõik tehtud, et jah. Kas oli korrakski mingigi variant, et saab veel auto finišisse tuua eilsete punktide pärast või oli kohe selge, et edasi ei sõida? Ei olnud varianti. Kui palju auto seal kahjustada sai? Palju. No oled siin tiimi juures tagasi, kui palju tiimiga rääkinud oled, kuidas tiimis praegu meelol on? No see on, ütleme, et see avarii on kindlasti katastroof, mis ei oleks pidanud kunagi juhtuma ja see ei ole hetkel minu poolt hea olukord siin. Hyundai ja Toyota vahel käib väga tihe heitluses, nad on vist virtuaalselt võrdselt isegi praegu. Mis arvad, kas Hyundai hoiab ära Toyota vastu? Ma arvan, et ma keerasin piisavalt suure jama kokku, et see on väga keeruline. No hooaja lõpp isest oli ju tugev Kesk-Euroopast võit, ütleme eilseni ju liider, et kuidas sa, ma ei tea, esimest emotsioonid praegu sellele aasta teisele poolele tagasi vaatad? Ma arvan, et üliinetu lõpp keerulisele hooajale. Aga aitäh! No nii, Ott ikka raputas korralikult nendel tuhka pähe. Ma pean ütlema, et ma olen täitsa sõnatu, ausalt öeldes, sellise intervjuu peale. Mees oli madalam kui muru, tundus vähemalt siin arvuti ja kõrvaklappide vahendusel. Ilmselgelt ülivalus avarii ja nagu ta ütles, et seda poleks pidanud mitte kunagi juhtuma ja see oli kõige halvem koht, kus üldse avarii juhtuda saaks. Et, aga tõesti, ma olen praegu täitsa üllatunud, et mees nagu niimoodi, ma ei tea, kuidas öelda, võttis nagu süü omaks ja ütleb, et tema ongi sellest tiitlis süüdi põhimõtteliselt, et see Hyundai'l see tiitlit ei tulnud. No minu esimene emotsioon, kui ma hommikul kell 5 seda intervjuud nägin, oli see, et Otil on nii must masendus, et ei tea, kas järgmine aasta üldse Hyundai sõidabki. Ütleme üks lause, mis ta ütles, et ta on piisavalt, mis ta minu olukord on piisavalt halb praegu. Eks ta sõidab seal, aga ütleme see, jah, ega ta mugavalt seal ilmselt telgel ennast hetkel ei tunne. Ja. Et kellegile väga otsa võib-olla ei soovi vaadata, et sellepärast ta ju seal meeskonnas ilmselgelt on, et neid selliseid eksperte, maailmameistreid, neid ei ole palju sarjas. Nüüd on üks rohkem. Aga hetkel neid sõitis ju siin ralli peale siis 2 tükki. Ja see ekspertiis nii-öelda maksab.
aga see tähendab, et sa peaksid ka nagu tulemust tooma, et kui sind tuuakse. Et selles mõttes ma saan aru sellest frustratsioonist, aga ma pole kunagi sellist Ott intervjuud kuulnud. Jah, päris harukordne, olen nõus. Kuule, aga anname siis mõned positiivsed ja negatiivsed auhinnad sellele hooajale kokku. Oota, ma segan vahele. Me jõuame ka siin tiitlivõitjast rääkida kohe. Mul kadus eest ära, mul oli telefonist üks huvitav asi lahti. Nii. Aga ühesõnaga, kuidas Eesti rallifännid siis reageerisid olukorrale? Ja umbes kommentaarid olid sellised, ma nägin üles 100 kommentaari oli seal. Umbes sellised, et kuradi pede. Neville. Niipidi. Okay. Ja siis kuradi mingid homod seal tantsisid kaamerast oli näha. Umbes sellised kommentaarid. Nagu palun rahvas, võtke kokku ennast. Et ma siis vaatad, kes need kommenteerijad ja see on mingisugused keskealised naisterahvad ka veel. Et võtke kokku ennast. Okei. Aga no mina annaks Neville'il ikkagi aasta tegija tiitli, et tõstaks natukene taevasse ka meest, et 5 aastat Pixeli 5500 päeva või. Ma otsin kohe täpselt üles, kaua mees on oodanud seda hetke ja kätte sai. No jaa, mina olen, ütleme selles paadis... 5533 päeva. Mina olen selles paadis eestlane, kes on näinud igal juhul nagu igat Neville'i rallit, kui ta on tulnud WRC-sarja sõitma ja näinud, kui palju ta seda tahab. Ilmselgelt ta tuli samamoodi noore poisina sinna ja ta ei ole olnud alati võib-olla kõige spordimehelikumalt käitunud. Aga see hooaeg, mis ta sel aastal sõitis, ma arvan, et enam paremini väga palju poleks seda selles mõttes sõita saanud, et ta võttis sellest uuest punktisüsteemist igal juhul maksimumi. Ta tõi kogu aeg selles mõttes Hyundai Kastanit tulest välja. Et kui Ott lubas endale tihti peale ikkagi sellist ebaõnne ja võib-olla sõiduvigasid, siis Neville selles olukorras suutis ikkagi tempot peal hoida ja autot lõpuni tuua. Ärge jälle, et pole vaja kommenteerima hakata, et ma siin Otti maha teen ja Neville'i kiidan. Ma lihtsalt tahan öelda seda, kui stabiilne see hooaeg on olnud ja olenemata olukordades, kus tema on võib-olla ainuke Hyundai veel rajal ja on vaja tuua kindlad meeskonnapunktid ja samas on vaja tuua isiklikud punktid ära. Et kogu see hooaeg on olnud ülitugev ja ta 100% väärib seda tiitlit, siin pole isegi kahtlust. Ja, no lõpuks punktiseis 2-4-2 ja 2-1-0 Evans 200 Ott, no 42 punni Neville'i ja Otti vahe, mis on ikkagi lõpuks päris suur ja ka Evansi vahe on päris suur. No meie võime siin, seda jäädakse mäletama, et see vahe on 32 punni, meie jääme mäletama, et kaua mäletame, paar aastat mäletame, et see viimase päeva vahe läks päris nippa-nappa, eks? Ja ei, seda kindlasti jääme mäletama, sest ma arvan, et see hooaeg jääb kindlasti just seetõttu meelde, et see punktitabel tegi selle üldse kõik võimalikuks tegelikult Oti jaoks, et kui me räägime suurest ebaõnnest, sõiduvigadest hooajal, kus ma arvan, see oli hooaeg, rekordhooaeg vigadega, kui me ilmselt jätame selle 2012 välja, ütleme viimaste aastate mõttes, siis ta suutis ikkagi iga kord, igal rallil ju kasutada ära seda punktisüsteemi eelist, et tuleb pühapäeval võita, võtta Power Stage'i punktid ja tänu sellele ta ikkagi tuli tagasi. Et see ilmselt kindlasti jääb meelde aastateks, sest sellisel kujul seda punktisüsteemi enam meil rohkem ei ole, et see oli selline üheaastane proov ja siit tehakse nüüd omad korrektuurid, et kuidas edasi minna. Aga igal juhul, ma arvan, kes kasutas seda punktisüsteemi kõige rohkem ära, oligi just Ott Tänak. Jaa. Päris mõnusat assis see süsteem teda küll. No nüüd ei tea, mis see punktisüsteem tegema hakkab. Saime põnevuse ja järsku meile see põnevus enam ei sobi. Ei, põnevus jääb tegelikult. Ma saan aru, et see pühapäeva põnevus jääb, aga lihtsalt tehakse korrektuur selle vahel, et ei ole nii-öelda 2 erinevat rallipäeva põhimõtteliselt enam, et on laupäev, pühapäev. Ja ikkagi üritatakse nii-öelda moduleeritud, on väga pikalt erinevate valemitega Excelis, et see võimaluse protsent, et teine koht, kolmas koht teeniks rohkem punkte kui ralli võitja, oleks minimaalne. Et ma saan aru, et selleni on jõutud, aga mis täpselt see punktisüsteem on, et eks see avaldatakse ilmselt nüüd siin lähiajal. Aga jah, järgmise aastal ilmselt sellist olukorda enam ei tohiks vähemalt ette tulla, kus ralli võitja teenib vähem punkte. Ja ilmselt ka siis see loogika natukene reede, laupäeva ja pühapäeva vahel siis on kuidagi korrigeeritud, et ei ole nii-öelda põhimõtteliselt 2 erinevat rallit enam.
no järgmine aasta põnevus kaob nagunii ära, meil tuleb 2-kordne maailmameister Kalle Roompere tagasi. Jah, samas meil on kindlasti päris huvitavaid asju, mis tulema hakkavad, et kui Bajari teeb juba mingisuguse hooaja, no me eeldame, et ta teeb, loodetavasti tuleb ka Solberg, ei tea, vaatame, kas tuleb. Et seal on, ma arvan, sellised parajalt palju huvitavaid asju ja ilmselt ka võiks äkki Läti poissi näha veel, et ma arvan, et see pilt läheb lihtsalt oluliselt kirjumaks, Sebastian Ožeerine vähem. Jaa, on ju igal räägitud on ju, kui... Viimased sõnumid ju väga positiivsed, et Robert on kindlasti meie plaanides sees ja isegi Romet on sees. No. Ja, täpselt, et see plaan, ma arvan, et Rally Estonia selles mõttes ma nüüd mürki võtma ei hakka, aga nende uudiste pealt tahaks öelda, et 3 Rally 1 masinat Eesti lipuvärvides. Jah, mitte Rometist ei käinud jutt vist, vaid on käinud Linnamäest äkki juttu. No tänased uudised räägivad Rometist. Okei. Ma ei ole kursis olnud viimasel ajal. Eks see Linnamäe ka loodab, jah? Et selles vaates, et mida räägitakse, mida FIA surub promootoriga, siis see on see, et me tõenäoliselt näeme järgmist eestlast Rally 1. Vähemalt ühte, tahaks arvata, et see aasta sai Bajari ja Sesk selle võimaluse, järgmine aasta võiks olla vähemalt Virves ja eestlastest vähemalt Virves ja võib-olla keegi veel siis. No võttis siis 2 rallivõitu Thierry Neuville sel hooajal ja 1 teise koha. No rallivõidud olid siis Monte ja Kreeka, teine koht oli Soomes ja 3. kohad Horvaatia, Portugal ja Kesk-Euroopa ja Jaapanist piisas 6. kohast. Jaa, ma arvan, et jälle kokkuvõte niimoodi, et ülikontrollitud sõit. Ja kui ma ütlesin ilmselt neljapäeval või millegil, et selline natuke Sebastian Ožeerilik lähenemine on olnud see aasta, siis korraks keegi kommenteeris, ütles miskit vastu üks härra Peeter, kui ma õigesti mäletan peast, et tuli väike kiri, siis mitte üldse halvaga, aga selles mõttes see oligi vaadatud ikkagi stabiilsust, hinnatud stabiilsust, et mille pealt ma nagu ütlesin seda, et ma arvan, et Prantsusmaa meistrid on sellised sõitjad olnud, kes teavad täpselt, millal on vaja sõita ja millal võib vabalt tulla ka seal 4.-5. kohaga lõpuni, et tähtsad on hooaja kokkuvõttes ikkagi punktid. Aga kui annaks järgmise tiitli, aasta põruja, kes sul esimesena pähe tuleb? Kes ikka lati alt nii läbi läks? Me peaksime arvestama ikkagi täishooaja sõitjaid vist. Et ilmselt tahaks öelda Katsuta. Sama mõte. Jah. Et aeg on sealmaal küll, kus ootaks Katsutalt juba selliseid mehetegusid tahaks näha, jaa, kindlasti. Et ma arvan, see järgmine hooaeg saab tegelikult olema tema jaoks ülimalt keeruline seetõttu, et see aasta oli esimene kord, kui võeti midagi kätte, et Katsutaga teha. Et see meeskond ilmselgelt sai ka juba aru, et see ei ole normaalne ja ta nii-öelda tõmmati 1 ralliks realt maha. See oli esimene samm üldse, mida nii-öelda jaapanlase vastu on tehtud, kui ta ei saa oma asjadega hakkama ja kui nüüd tulev hooaeg peaks olema samasugune ebaõnnestumine, siis ma arvan, et tegelikult siis tõesti pikka pidu ei ole. No siin Hiroki Arai juba koputab uksele ja... No Hiroki Arai oli tegelikult ju mees, kes koos Katsutaga oli selles programmis sees esimeses ringis, ehk nemad koos ka siin Eesti meeskonna MM Motorspordi all sõitsid, ja siis valitigi Katsuta. Ma ei tea, tema ilmselt mitte, aga seal teisi noori on tulemas küll tagant. Kas Jaapanil on ju ka oma ralli meistrivõistlused? Kas see ei tooda meile siis talente või? Ma arvan, et see toodab võib-olla liiga spetsiifilist talenti, et see, mida korraldab Toyota, siis nende see spekter on veidi laiem, keda nad otsivad ja siis nad ju hakkavad ka treenima, et nad valivad ju esimese satsi mingi, kui ma ei teagi, palju seal on suurusjärgus 10-20 sõitjat, valivad Jaapanis välja ja nad toovad nad kohe kõik Soome ja hakkavad Soomes siis treeningprogrammiga peale ja hakkavad välja selekteerima, kes see võiks siis olla järgmine hea sõitja. Ma vaatan, et see Jaapani ralli igatahes ei olnud Jaapani ralli arvestuses. Jah, täitsa võimalik. Et keeruline kohe siin vaadata, kes siin võiks alt peale tulla. No me teame, et Kovalainen näiteks sõidab Jaapani rallid. Aga jah, tema sõidabki Jaapani meistrikaid minu meelest, jah. Aga ta enam tõsiseks ma ei mäleta peast. MM-ralli meheks ei pea. Jah, peast äkki oli mingi selline mees nagu Yuki Yamamoto, kes on minu meelest üks Toyota
sellest kasvandikust, jah, soomlane kaardilugeja Marko Salminen. Yuki Yamamoto on sõitnud siis alates, on selles programmis olnud minu meelest aastast 2023, jah, vist pigem. Ka ma näen ka siin etapivõitjate liimistus sellist meest nagu Norihiko Katsuta. See on ju siis Katsuta isa. Jah. Ja Yuki Yamamoto ja Rai on ikka kõvasti lammutanud. Ja. Aga punktiarvestuse võitis selline mees nagu Manabu Naido. No, vägev. Uhke nimi. Et on mehi küll. Jaa. Nii, Põruja läks ära. Aasta üllataja. Mulle jättis väga positiivse mulje Adrien Formeau. Kindlasti peab see Formeau olema. Ma just mõtlesin, kas meil on midagi siin kedagi juurde panna, aga ilmselt ei ole, et Neville'i kiirust me teadsime, lihtsalt see on olnud aastaid öelda kokkupanemisküsimus on ju. Ja ma arvan, noorsõitjad kindlasti üllatasid, aga ilmselt ka sellised noored ja näljased. Et selles mõttes kogu hooaja mõttes ikkagi kindlasti peab see olema Adrien Formeau, kes tõi lõpuks hooaja peal kokku ära 5 poodiumi, kui ma ei eksi või? Jaa, mõtle, mis ta nüüd siin meil jäi? 3. Siis on 5, jah. Rootsi, Keenia, Poola, Soome ja Jaapan, kõik 3. kohad. No igal juhul räägiti juba Poola hooaja pealt, et ilmselt hakkab kuhugi ära liikuma, et nii hea hooaga on olnud ja tulevad pakkumised, et selles mõttes tõesti tema on üllatanud ja üllatanud ainult positiivses mõttes. Ja üllatus oleks, kui ta järgmine sihtkoht ei oleks Hyundai. No pigem küll, see oleks ikkagi, nüüd oleks juba suur üllatus, et ta siin viimase katse lõpus lubas ka uudiseid väga-väga varsti. Korra rääkisime ka sellest üks päev, et mis iganes More Than Machine või mis see M-spordi sari on, et seal korraks mainiti seda, et Toyota on teinud pakkumise talle. Ja M-sport ei olnud teinud tol hetkel pakkumist. Et selline huvitav olukord, kus Toyotast mitte keegi ei teadnud, et Formeau on pakkumine tehtud, aga igal juhul sealt sarjast nad seda kuulsid. Aga jah, ega see peab olema ilmselt Hyundai, et hetkel ei näe kuidagi, et ta M-sporti jääks, aga just seetõttu, et Hyundai ei ole sõitjaid tegelikult järgmiseks aastaks ja nad seda nii-öelda struktuuri, kuidas nad siiamaani on toiminud, tahavad muuta, et oleks 3 täis kohaga sõitjad ja 4. auto siis võiks olla vahetuv, kui 4. auto tuleb, et selle pildi järgi nagu see Formeau tundub ainukene, kes sinna mahuks nagu. 3. sõitjaks. 3. täissõitjaks, jah. Ja vahetuma hakkavad? See ongi küsimus, et esiteks, kas see auto üldse tuleb, on ju 4. auto, loodame, et tuleb, aga kes seda võiks jagama hakata? No korraks isegi eile või üleeile rääkisin, et kui Mikkelsen teeks siin hea ralli, siis tooks nii-öelda Hyundai'le tiitli, siis võib-olla miks mitte talle ka järgmine aasta ikkagi sinna poolik hooaeg anta. Lappist räägitakse, et Lappil ikkagi on mingisugune pakkumine laual, selline poolik hooaeg või võib-olla veidi väiksem kui poolik hooaeg, aga midagi on laual. Ehk tegelikult jääbki tõenäoliselt, mis valikud seal veel on, me teame, et Emil Lindholm, kes on Rally 2 ka maailmameister äkki või, ei ole maailmameister, seal top 3 olnud, teeb Hyundai'ga testitööd, et selline ilmselt oleks võib-olla koht, kus noorsõitjad kasutada. Igatahes aasta üllataja Adrien Formeau, kokkuvõttes siis 5. koht MM-sarja arvestuses. Jah, tublid punktid igal juhul, sest eelmine aasta tema või parim punktide saak üle-eelmisest aastast, siis oli, ma isegi ei mäleta, kas oli 30-40 tuuri või. Et selles mõttes hüppe on kõva, 162 punkti. Ja no Jaapani ralli üllataja võib-olla äkki Munster? Jaa, muidugi Munster, kindlasti. Kahjuks ilmselt see nagu ei kandu üle, see kiirus ei kandu üle otseselt nagu tulevasse hooaega ja järgmistel rallidel, et ta kindlasti annab väga palju enesekindlust Munsterile, see kindlasti annab mingit teadmist, kuidas selle autoga kiiresti sõita, kui kõik klapib. Aga no järgmine aasta tal tuleb veel kindlasti raske. Loodetavasti tal on ikkagi minimaalselt selline 3 aasta programm, et siis oleks sealt võimalik midagi ehk välja ehitada. Et kui on 2 aasta programm, siis tõesti veel mitte. Järgmine aasta lihtsalt vaja ülipalju rohkem stabiilsust. Ja Põru ja ütleme, kindel teine koht on ikkagi Mikkelsen.
et seal anti võimalus, saime aru, et oled nüüd natukene vanaks jäänud ja aitab nüüd küll. Jah, et selles mõttes jälle peab ikkagi ära mainima sellega, et need rallid, mis talle anti, olid muidugi erakordselt keerulised. Aga jällegi, kui see võimalus tuleb ja sa oled seda aastaid oodanud, siis sa pead olema selleks juba valmis tegelikult. Et see on su nagu 3. võimalus isegi. Küll oli kraavis, küll oli ümber puu, et igati pidi on katkestamist. Mikkelseni puhul, kui jah, tõesti, kui 3. võimalus antakse, siis pole enam kohta, kus mängida seda maha. Ja pigem ikkagi 4. võimalust rohkem ei tule. No, järeldus on see, et see paus WRC autos lihtsalt penis liiga pikaks. Kindlasti seda ja kindlasti seda ka, et Hyundai ei ole väga sõitesõbralik auto, nagu Urmo Avates või kuidas ta ütles, et see tapab talente. Et see vajab aega, Hyundai vajab kõvasti aega ja Mikkelsenil seda aega lihtsalt ei ole antud. Jaa, nii on. Annaks siukse tiitli nagu aasta kobarkäkk millisele rallile. Ma mõtlesin alguses, mis ma sinna annan, aga kui mul see pähe tõlis, ma mõtlesin, et piinlik, et ma selle üle üldse mõtlesin. See on ju nii ilmselge. Ralli mõttes nagu või? Jah. Mis ralli? No anname ralli korraldajatele. Oot. Või kes oli reiskontrollis sel hetkel? Nendele meestele seal. Ma tean nüüd, millest sa räägid, aga ma ei suuda oma seda vara hommikul siin peas kokku panna asja. No ühte lange varju sõitis Ott Lätis sisse. No muidugi Läti ja see oli päris piinlik juhtum. Aga kusjuures siit nagu natuke edasi viia teemat Läti koha pealt, siis tuli ju ERC kalender, kus pole Lätitki sees järgmine aasta. Et Läti on ilma MM-etapist ja on ilma ka ERC etapist. Ja juhul tohib... Need sõnumid olid tegelikult pärast Lätit juba õhus, et järgmine aasta pole tegelikult. Aha, tegelikult. Vaata, see oli ka, kes meil siin Georg vist tegi huvitavat Eesti sõidud enne, või et küsimus oli selle, et miks Georg sõitis suvel sellised rallisid, nagu ta sõitis, ja siis selle raames käis nagu läbi, et no Lätti pole mõtet minna, et seda ei tule rohkem. Okei, ja. No ja Läti pani kindlasti korraliku sellise hooaja märgi, et hoida katset lahti olukorras, kus sponsorbänner on keset teed ja teine mees peab hakkama seda seal lahti arutama, et ja me olime ju ka seal taga, kus räägiti tegelikult, olukord oli parajalt ohtlik ikkagi, sest mingid terast trossid jooksid seal ja mida kõike veel. Ma olen nõus, ja igal juhul olen nõus. Aasta põnevaim ralli tuleb anda ikkagi statistiliselt kõige põnevamale rallile ja see on Sardiinia ralli, kus Ott Tänak võitis Ogiers 0,2 sekundiga. Et viimasele katsele vastu minnes oli Ogier edu seal 6+ natukene ja siis rehvi purunemisega või rehvi lõhkumisega ta langes siis napilt teiseks. Ja. Ega tegelikult sellist kõige põnevamat rallit on nüüd suht keeruline kokku panna, sest kõik rallid on lõppenud ikkagi päris laheda emotsiooniga just tänu pühapäevadele, et kõikidelt rallidelt on selline suhteliselt põnev kulminatsioon olnud, kui nii võib öelda punktide mõttes, et pühapäeval on ikkagi kõva sõit käinud. Aga jaa, eks statistika ei valeta, et peab olema Sardiinia siis. Ja söökse aasta boonusauhinna annaks ka aasta 6. käigu episood. Oho. Läti ralli viimane. Vaat see poodiumi taga, kus kopterid lendasid, ilutulestik käis, et ei kuulnud oma mõtteidki. Ässad kõndisid kõrvalt mööda ja üks lonkas ja teine nuttis ja mida iganes, et seal emotsiooni oli palju ja tõsi, see Läti, ma arvan, et see Läti saated üldse olid üliägedad, mis me tegime seal ja kindlasti siiamaani ägedalt meeles, et ma arvan, et ütleme nii sellises ralli südames sees on vähesed võib-olla oma telkidega ja saadetega olnud, kui me seal saime olla. Et me olime reaalselt katse ääres, Power Stage'i katse ääres põhimõtteliselt ja lõpuks poodiumi kõrval veel, et ühelt poolt läks katse mööda viimased meetrid katsest ja teise pool juba pritsiti šampust, et see oli päris lahe. Lätlastelt muidugi kahju, et jah, see on nii lähedal, aga samas oli põnev ka. Katsete iseloomu poolest alustasime kuskil Pikernekilt, lõpetasime jälle kuskil Krossi rajal, et show oli ju kõva tehtud siin ümber samamoodi, et peab nagu kiitma.
et nad olid ikkagi nagu aru saanud, olid Eestis ilmselt mitu korda ka käinud Rally Estoniat vaatamas, et ei saa öelda, et seda show'd oleks vähe olnud. Aga et mingid katsed seal 3 korda ja et täpselt Seskile ette sõidetud selliste profiiliga katsete järjestused, et tema see stardipositsioon väga suurt rolli mängiks. Ei tea jah, nagu me ühe korraga Urmo Aavaga siin rääkisime saates, et ideaalselt korraldatud ralli lätlasele, aga ei saa pahaks panna. Neile see võimalus anti ja nad kasutasid ära selle võimaluse ja kommunikeerisid ka selle ilusti, et hakkamisid Riia poolt lihtsalt Liepaja poole sõitma ja katse saaval. Jah. No see, mis järgmine aasta saab, suuresti paljastub midagi võib-olla 20 detsember, kui on Monte Carlo ralli stardilisti lukkulöömise kuupäev. Ma ei tea, siin spekuleeritakse, et kas Neuvilli üldse näeme selles stardilistis? Kusjuures ma täna ööseni välja mõtlesin, et kas teeb Rosbergi või? Et ütleb, et tiitel käes ja auf Wiedersehen. Tõenäoliselt ei tee seda, aga võib-olla oleks olnud hea koht, kus teha seda lihtsalt. Ma nagu mõtlen seda, et edaspidi tiitlite nimel võitlemine läheb keeruliseks kindlasti. Ja kui palju nagu veel sellist motivatsiooni ta leiab üldse aastate mõttes sarjas püsida, et tegelikult tema on öelnud kõige konkreetsemalt minu meelest ka välja, et kaua nagu ei viitsi vist. Ja et kas teha 1 aasta veel, 2 aastat veel, aga samas miks mitte lõpetada üldse tiitliga ära, et kui me räägime nagu 1 või 2 aastast, mida veel sõita. Selles mõttes oleks olnud päris šokeeriv võib-olla selline samm, mida ära teha. Ma ei tea, ma võtaks mütsi maha, kui ta julgeb selline sammu teha. Et omal ajal Rosbergil ees ma võtsin mütsi maha. Mina ka. Väga lõpetada tipus, ma arvan, et on kõige raskem koht ja kõige parem koht. Et siis sa ei jäta nagu ruumi nendeks juttudeks, et mingi 1 öö liblikas siin. Tuli korra võitis ja aga suuda nüüd korrata. No täpselt, et see kordamine läheb eriti keeruliseks, ma arvan, just järgmist ja ülejärgmist aastat mõeldes, kui on tagasi ka Roompera ja eelduslikult võiks ka Fourmaux juba olla tiitlimängus võib-olla vähemalt ülejärgmine aasta sees. Jaa. No mul on sisetunne, et mingid uudiseid järgmise aasta suhtes näeme juba järgnevatel päevadel. Ma mäletan, et kui Ott tiimi vahetas, siis see toimus küll vist kohe ralli järgsel esmaspäeval või? Tõenäoliselt, sest ega ju rahvas ilmselt sees teab ja info lekib ja tahetakse ikkagi seda uudisväärtust hoida, et siis tuleb see nagu võimalikult varakult välja lasta. Nii et ma arvan ka, et siin sellised esimesed infokillud hakkavad juba küll järgmine nädal tulema. Aga mis sellest hooajast meile veel positiivselt näppude vahele jäi ikkagi Robert ja Romet? Robert ikkagi täiesti üllatus. Et hooaeg hakkas üldse niimoodi, et ei tea, mina isegi juba mingi hetk arvasin, et ongi kõik. Ja kui tuli, siis tuli sellise pauguga, et Sardiinias vist või ei olnud Sardiinia, kus ta esimese sõidu tegi? Portugal. Ja. Et see areng, mida ta teinud on, või isegi ma ei oska öelda areng, võib-olla ta sai Sardiinia, jah. Või Sardiinia, et ta sai ühesõnaga lõpuks sai nagu hea autorooli. Ja kui see nagu tulema hakkas lõpuks, siis päriselt see tundub hetkel nagu pidurdamatu hoog olevat just äsja sealt Hispaaniast tulles. Võitis Hispaania ralli, asfaldiralli. No tõesti, ma hetkel julgen küll öelda, et nüüd peab küll olema Eesti ralli tulevik helge, sest Robert on vähemalt küll näidanud midagi sellist, et kui üldse nüüd kuhugi tuleks oma rahasid investeerida, et keegi sõita saaks, siis see on Robert. No, Romet ka nüüd küsib. No temaga on lihtsam lugu õnneks, et tal on selline nii suur tugi taga sealt selle... Veel on, jah. Ma ei tea, Robertil oli ka eelmine aasta, aga... Kaua tal on seda tuge, ma ei tea, äkki ikka kaua. Peaks aasta olema äkki või? Aasta vähemalt, ma arvan, et rohkem isegi. Nii kaua, kui see programm kestab, ma arvan 2 aastat igal juhul veel. Aga nägime, et kui Roberti puhul, et kui see tugi ära lõpeb, siis oled sa jälle oma pein. Siis oled üksi, Et siis tuleb hakata tööd tegema, et ma arvan, et ega ongi ülitähtis nüüd selles keerulises olukorras, kus ta on, et tegelikult tal on kilomeetrit vähe, ralli teadmist, mingeid nii-öelda konkreetseid on vähe. Autoks on ju Ford Fiesta, mis ei saa öelda, et oleks parim auto. Aga eelis jällegi, seal ei ole ainult miinused, seal on ka plussid, et see tugivõrgustik, mis ta taga on lihtsalt täiesti meeletult tugev ja see ongi aidanud nii kiiresti sinna, kus ta täna on, et see tugivõrgustik
aitab meeletult kindlasti. No sinuga kohtume siis, kui mitte varem, siis äkki 23. jaanuar, kui stardib Monte Carlo ralli. Ma vaatan, kas meil järgmine aasta midagi uut ka on. Kanaari saartele lähme. Jaa, aprillis. See on minu lemmikkoht. Puhkamiseks. Jaa, ma käin iga aasta seal ikka ja lähen 2 nädala pärast uuesti. Assoo? No head puhkus sulle. Ja lõpetame mitte Jaapanis, vaid lõpetame esimest korda Saudi Araabias. No see saab olema põnev, jah. Omamoodi põnev. Mis see ajatsoon meil on Saudi Araabias? Saudi on ikkagi vähe parem meie jaoks. Tund ees. Jah, meie jaoks on ikkagi nagu meie ajas. No peab tõdema, nagu te siin, ma ei tea, kas eile või reedel rääkisite saates, et see Jaapanis lõpetamine no, ei mõju hästi. No. Ei mõju. Kui sul fännibaas on ikka Euroopas, siis no, sa annad ju kas või selle Rally TV subscriberid lihtsalt niisama ära, et keegi hakka sul öösel tegema selle tellimust. No loomulikult, no. Et see ilmselt on kindlasti asi, mis vajab muutust ja õnneks järgmise aastaga see ikkagi on nagu Euroopa sõbralik koht. Euroopa sõbralik koht ajab mõttes siis vähemalt. No Kesk-Euroopaga punkt panna oleks kauk. Seal samas intervjuus, kus Kaspar neid WRC juhte intervjueeris, seal tuli välja, et tahetakse rallide arvu tõsta lähitulevikus. Okei. Et kui meil järgmine aasta on 14 kalendris, ma ei tea, palju meil see aasta kalendris oli. 13 äkki või? Jah. Et ma ei tea, läheb vormeliks või? Oota, kuule, Mikkelsen pani viimasel off-roadi või? Ma praegu kogemata, ma olin selle kuskilt täitsa ära kaudanud. Aga... Jaa, pani jah. Jaa, see... Ma ei tea, F9, kas ta läheb vormeliks ära? Korraks käis lihtsalt käis väljas. Et no ruumi veel on. 24 või mis ruumi on veel, jah. Et no ta ei saa, igal juhul ta ei saa minna vormeliks selles mõttes, et see per etapptöö on lihtsalt nii palju suurem rallis, et kui ta on vormelis ja aga ma ei teagi, no ütleme, suures pildis ma arvaks, et selline 15 ongi suht lagi, kus tegelikult meil ongi siin umbes 2 auku, mis on sellised suht tühjad augud või võib-olla isegi 3 auku. Et sinna 2 auku on võimalik veel sättida kummagisse ralli, aga siis tahaks nagu hooaja pausi ka natuke, on ju. Et tegelikult lisada 2 tulebki 15 ja see tundub nagu minu meelest, et siit edasi poleks enam mõistlik minna. Ja lugejanumbrid ütleksid aitäh kindlasti, kui meil oleks 6. Igas kuus 2 rallit näiteks. Jah, seda muidugi. No siin kõige tihedam kuu on see juuli, on ju, kus on meil siin Eesti ja Soome ja siis on novembris ka 2 rallit, eelmine aasta Jaapan ja Araabia. No aga tore! Kuule, aga ralli 2 ka veel peaks Sami Pajari. Peaks ära mainima olla jah, et Sami Pajari tegi oma töö ära, mis ei olnud enam lõpuks nii väga tema kätes. Tähendab just tema kätes oli, et tuli lihtsalt tuua see auto vähemalt teise kohaga lõpuni ja ta tõigi see auto teise kohaga lõpuni. Nii et ruumi üheksiks veaks enam ei olnud. No aga mis see WRC2 tiitel ka maksab? Ega ei maksagi tegelikult selles mõttes, et suures pildis me oleme näinud, kuidas WRC2 maailmameistrid jätkavad WRC2 sõitmist ja pigem võib-olla hakkab see allakäigu trepp ette tulema, on ju. Solbergi jaoks võib-olla oleks rohkem tähendanud kui Pajari jaoks. Ma ei tea muidugi, kas Solbergil on täna midagi lukus või ei ole, aga Pajaril igal juhul on. Ma tean seda, et Solbergil on mingid väga head diilid Škodaga ikkagi, et tal ilmselt makstaks head palka, kui ta Škodaga edasi sõidaks. Aga jälle, kaua sa istud seal Škodas ja tahaks ikkagi ralli ühte tagasi tulla, et ma arvan, tema poolt on sellised suht keerulised otsused vastu vaja võtta nüüd lähiajal, kui neid juba vastu võetud ei ole muidugi, ega ei tea. Et tahaks arvata, et see Rally 2 on tema jaoks tegelikult nüüd ära ammendanud ja tegelikult ka on. Sõitjana ta on ikkagi, nüüd on ta stabiilne, nüüd on ta kiire, ta on kindlasti kõige kiirem mees üldse sealt satsist, kui me mõtleme nii-öelda hindame kogu hooaja peale. Et tema kindlasti väärib seda Rally 1 kohta küll täna juba, et ma ei näe küll põhjust, miks peaks veel Rally 2-ga sõitma. No küllap ta saab ka. Pigem küll, aga ei oskagi välja mõelda kus kohas, et M-spordist kindlasti oleks koht, aga ega ei tea ka võib-olla Hyundai's see koht olemas. Ja seda, mida teeb Ogier järgmine aasta, mõned rallid sõidab, nagu me ilmselt. No ilmselgelt sõidab vähem kui see aasta, et nagu ta ka ise ütles, et järgmine aasta tuleb rahulikum, aga... Päris paas tujus oli täna, pärast publiku katset. Nähvas selle vastu, et kui sa arvad, et me hommikul aeglased olime, siis sa ei tea rallist ikka mitte midagi.
ma ei tea, teate, Ožeeriga on selline tunne, et ta on ikkagi nagu ülilahe sõita, ülikiire jätkuvalt, aga ma ei tea, no sellest rallist jäi kuidagi, või ütleme sellest hooaja lõpust ikka jäi kuidagi selline mõrumaik suhu, et kas nagu on mõtet seda edasi teha, sest Toyota ikka on nagu täieliku, no okei, nad said oma tiiti kätte, aga esiteks kuidas ja teiseks nagu, mida nad teevad, noh, et ma päris ausalt pean ütlema, et võib-olla on koht hakata sinna kõrvale ikkagi vähemalt, noh, et mõelda, et mis nüüd saab. Et Ožeeri seal hoidmine ei ole lõpuks väga pikas perspektiivis jätkusuutlik enam. Nojah, aga samas täna tõi punktid koju. Ei no ta toobki punktid koju, aga me ei tea, võib-olla ikkagi panustada veel kellegisse juurde on ikkagi selline Roompere 2.0, et meil oleks võib-olla potentsiaalne maailmameister ikkagi veel tulekul. Eks ta nii on. Mina kunagi ei poolda vanameeste sarjas hoidmist. Tahaks näha ikkagi noort verd ja et noortele võimalust antakse, aga saan aru, et ralli on igal juhul kogemuste spordiala ja kogemus tuleb ainult aastatega ja mis tähendab, et siis on ka vanust lõpuks. Jaa. Kuule, aga selge. Tõmbame pidulikult joone alla. Meil on natukene piparkooki veel süüa. Ma siin niisama ära ei lase. Sa pead vähemalt pooled neist endale võtma. No ma võtan kaasa. Jah, lastele. Ja ütleme nägemist. Jaa, nägemist. Oota, meil on küsimusi ka natukene. Võtame ühe küsimuse ja see küsimus on põhjapanev. See võtab selle hooaja kokku ja see on kõige tähtsam küsimus hetkel üldse. Kõige tähtsam küsimus aastal 2025. Kui palju Ott maksab oma garaažis seisva Toyota WRC auto eest järgmisel aastal automaksu? Kas see auto on arvel? Ma ei tea. Ma ei usu, et see arvel on. Vast on maha võetud. Aga tegelikult nali naljaks passi järgi see auto peaks ikkagi olema, ma arvan, originaal kilovattidega. Ja rohkem küsimusi ei ole. Nii et automaksu maksab minimaalselt. Aitäh kuulamast, aitäh Roland sulle ja paneme edasi. Ja, ikka. Kohtume juba uuel aastal. Just. Kuues käik.